Ma palun lavale inimese, kellega ma tegelikult juba täna kohtusin, küll mitte selle üritusega seoses, vaid tema kontoris. See on Eesti Töötukassa karjäärikeskuse juht Liis Süsmalainen. Palun tule lavale. Liisi jaoks on oluline, et me panustaksime laste ja noorte karjäärialase teadlikkuse kasvu nii hariduses, noorsootöös kui ka tööturul. Oma tööga soovib Liis panustada sellesse, et iga noor avastaks oma potentsiaali, oskaks seda rakendada ja teeks elus teadlikke valikuid oma eesmärkide suunas. Palun! Suur aitäh! No nii, kuidas siis tõsta noorte karjääriteadlikkust? Nii nagu Franz ütles, ma tulen Töötukassast, karjäärikeskusest, mitte siit kaugelt, veidi kesklinna poole jäävast Fale kvartalist. Ja kes teist veel pole sinna külla jõudnud, siis väga soovitan tulla. Franz täna hommikul juba käis, et väga tore oli sind seal näha. Aga kõik teised samamoodi. Ootame teid väga külla. Me ise kutsume karjäärikeskust eneseavastamise keskuseks, kus siis on võimalik nii läbi meie eksponaatide kui ka koos siis karjäärispetsialistidega iseendast teadlikumaks saada, karjääriteadlikumaks siis. Ja lisaks, nii nagu enne olid siin kõneks erinevad infokanalid, siis meie ka korraldame erinevaid sündmusi ja nendest saate hea ülevaate näiteks meie Facebooki kanalil, kes sellesse sihtrühma kuulub, kes Facebooki kasutavad, siis Facebookis on meil oma leht Tallinna Karjäärikeskus või siis ka Eesti Töötukassa YouTube'i kanalil, kus on päris palju sellist videoloomet, mida saate oma töös ära kasutada, kas siis noortele näidata või ise tutvuda. Aga kuidas siis meie juurde tulla? Seda võib-olla on kõige lihtsam leida äsja uuendatud Minu karjääri veebist. Seal on niisugune teejuhend nii meie karjäärikeskusesse siin Fale kvartalis, kui ka siis kõikidesse Töötukassa büroodesse üle Eesti, kus on siis ka võimalik karjäärialast info ja tuge saada. Aga jällegi infoallikana samamoodi nii õpilasele endale, täiskasvanule, kui ka teile, kes te saate noori karjääriteadlikkuse tõstmisel toetada, on seal päris palju infomaterjali, teste, küsimustikke, videosid ja nii edasi. Täna ta on eesti keeles, varsti ka nii inglise kui vene keeles kättesaadav. Nii, aga läheme teele. Mis see karjääriteadlikkus siis on? Mis ajast me võime hakata lugema karjääri kui sellist? Mina ütleks, et see on päris pisikesest peale. Me juba päris pisikesest peale omandame erinevaid oskusi, kogemusi, teadmisi, mis kõik on karjääriteel päris olulised. Ja enamikelt meilt ju kuskil lasteaias küsitakse, et kelleks me siis suureks saades saada tahame. Kui te enda peale mõtlete, siis kelleks teie väiksena saada tahtsite? On sellest unistusest tänaseks midagi alles? Kas te suudate luua sealt mingeid seoseid võib-olla ka tänase ametiga? Mina näiteks tahtsin saada päris väiksena müüjaks, veidi sealt edasi omada oma kontorit. Mul oli sellega päris tõsi taga terve muu suvil ja teine korrus oli sisustatud kontoriks erinevate tubadega. Meil oli oma lipp, meil oli oma logo ja nii edasi. Et see oli päris tõsine ettevõtmine. Ja ma arvan, et sellega tänase tööga annab ka nii mõnegi lingi luua. Aga mõelge ka enda peale ja küsige ka noortelt seda, sest sealt annab tihti selle karjääriteadlikkuse juurde nii-öelda teeviida leida. Aga millest see karjäär kui selline koosneb? Ma tõin teie ette sellise karjäärikujundamise pädevuste mudeli. Veidi teistsugusel kujul on ta leitav ka veebist, kui te panete sisse karjäärikujundamise pädevuste mudel, mis on selline hea alusbaas selleks, et mille kõigega inimene oma karjääriteel ja karjäärivalikuid tehes siis kokku puutub. Siin on välja toodud 4 erinevat pädevusvaldkonda, milleks on siis eneseteadlikkus, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine. 4 sellist peamist pädevust, mis siis kõik omavad väga olulist nii-öelda rolli selles, kui me oma karjääri planeerime, mis iganes vanuses me oleme. Ja kui me räägime noorest inimesest, siis ma keeraks selle mudeli natuke teistsugusesse võtmesse. Ehk siis eneseteadlikkus. Me võime vaadata seda kui püramiidi, me võime vaadata seda ka kui maja. Ehk siis see eneseteadlikkus on baas või vundament, kust me hakkame looma seda, mida
milliseid võimalusi me tulevikus näeme, milliseid võimalusi me üldse elus näeme, kuidas me planeerime ja kuidas me tegutseme, et kui me ei ole endast teadlikud, kui noor ei ole ise endast teadlik, siis on päris raske planeerida oma karjääri, olla teadlik sellest, mida ta tahaks teha. Ehk siis minu soovitus on alustada sellest eneseteadlikkusest. Sest väga tihti, kui noored meieni jõuavad, siis nad ikkagi ütlevad, ma ilmselt tahan minna ülikooli, kutsekooli, aga ma ei tea, mis ma seal teha tahan või ma ei tea, kellena ma ennast tulevikus näen. Ehk siis seal ongi võti selles, et see eneseteadlikkus on see, millega võiks oluliselt rohkem tegeleda. Ja sellepärast ma täna oma ettekandes ka sellele keskendun, kuidas teie saate toetada siis noorte eneseteadlikkust just karjääripädevuste võtmes. Üks võimalus selleks on alustada rollidest. Meil kõikidel on elus päris mitmeid erinevaid rolle. Mõelge endale, millised rollid teil elus on. Kui ma näiteks endale mõtlen, siis ma olen ema, tütar, sõber, ma olen juht, ma olen karjäärispetsialist, ma olen ka ettevõtja, ma olen ka koolitaja ja nii edasi ja nii edasi. Me oleme kliendid, nii edasi. Täna me oleme konverentsikülalised näiteks. Kui te enda peale mõtlete, milliseid rolle teil elus on, neid on päris mitmeid. Mina näiteks tõin välja praegu ainult need, mis esimesena mõttesse tulid. Aga meil on väga palju erinevaid rolle, mida me kanname nii igapäevaselt, kui ka neid, mida me kanname harvemini. Ja samamoodi on neid noortel, aga noored tihti ei mõtesta neid või ei märka neid niimoodi. Ehk siis aitame neil märgata neid rolle. Miks? Selleks, et erinevate rollide sees, erinevates rollides olles, me kasutame väga palju erinevaid oskusi. Ja mitte ainult ei kasuta, vaid me ka omandame neid erinevaid oskusi. Ja oluline on see, et me mitte ainult ei omanda ja ei tea, et meil need on, mida meie saame siis spetsialistidena toetada, nende oskuste omandamist, nende uute oskuste saamist, vaid oluline on ka see, et noored oskaksid neid oskusi, teadmisi, kogemusi kirja panna ja ka suuliselt väljendada. No näiteks, ilmselt on päris suur vahe, kui noor läheb kandideerima kooli, tööle ja ta ütleb, et ma olen meeskonnatöös hea ja ma olen esinemises hea ja nii edasi. Või siis ta toob välja konkreetselt näiteid oma elust. Näiteid sellest, kuidas ta päriselt seda teeb. Ja seda kõike me saame aidata ja toetada noortega töötavate spetsialistidena neid tegema. Ehk siis, kuidas seda nii kirjalikult kui suuliselt väljendada, harjutada nendega seda läbi. Nii grupitegevustes kui ka individuaalsetes tegevustes. Ja see on meie kõigi ja teie võimalus töös. Ehk siis üks asi on see, mis neil juba olemas on. Aga kui me vaatame sealt edasi, siis meie võimuses on ju ka see, et me laiendame seda maailmapilti nende jaoks. Ma usun, et te päris palju teete seda, aga siiski ma toon selle esile, et tuua noorte ette võimalikult laialt erinevad valdkonnad, erinevad ametid, mida kõike või kui palju ja kui kirju on see maailm nende ees. Et me ei piirduks teatud üksikute valdkondade, teatud üksikute ametitega. Ja rohkem me neile neid valikuid toome, seda teadlikumad nad jällegi saavad iseendast olla. Seda rohkem nad teavad, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi. Ja see teine on samuti hästi oluline, see, et mulle miski ei meeldi. Sellest tulenevalt ma tean, mida ma tahaks tulevikus teha või mida ma kindlasti siis ei tahaks teha. Nii. Ja siis samamoodi lisaks veel, mina väga soovitan, et kui me kas siis noortekeskuses, koolis, kus iganes me toimetame, et me kaasaks noori, nii nagu me enne rääkisime, et päriselt noored saaks teha seda, mida meie teeme.
või teha noorte jaoks midagi. Teha mõnda üritust, panustada mõne sündmuse korraldusse, kirjutada mõni kiri, luua sotsiaalmeedia postitus, nii edasi, neid võimalusi on hästi palju. Ehk siis, kui me anname neile võimaluse proovida ja katsetada, siis sellest tulenevalt jällegi nad õpivad iseennast tundma ja saavad teada erinevate oskuste kohta, mis neil olemas on või mida neil siis ei ole ja mida arendada. See on hästi suur väärtus. Ja meie ise samamoodi oma töös püüame seda teha. Ja lisaks veel sellele, teil, kui te töötate noortekeskuses, koolis, noortega tegeleva treeneri või spetsialistina, siis teil on see õnn, et teil on noored teie juures alati olemas. Ja noortel endal samamoodi on hästi mitmeid teadmisi, oskusi, kogemusi. Ja see on ju samamoodi oluline, et nemad omavahel saaksid teha koostööd, omavahel oma teadmisi jagaksid. Näiteks, kui üks noor oskab väga hästi keraamikat, teine oskab korvpalli mängida. Kui me paneme nad kokku, siis neil ju kahe peale on juba 2 erinevat oskust. Ehk siis anname noortele võimaluse ka 11 toetada ja õpetada, et neil oleks 2 peale, 3 peale, grupi peale oluliselt rohkem oskusi ja kogemusi. Ehk siis minu mõte siin taga on see, et loome neile seda võimaluste paljusust, anname neile võimalusi näha maailma laiemalt ja tegelikult minu soovitus on teha seda päris väikesest peale. Et olenemata sellest, kellena te töötate, siis nähke seda võimalust juba päris pisikeste lastega, lasteaias, tooge nende ette ka selliseid ameteid, mille peale võib-olla ei tule, et hästi sageli on lasteaias politseinikud, päästjad, nii edasi. Aga miks mitte ei võiks seal olla lendurid või miks mitte mingid IT-spetsialistid ja nii edasi. Noored on väga avatud juba päris pisikesest peale. Näeme seda võimalust ja kasutame seda ära. Ja siit ma tahaksin minna just edasi sellega, et kuidas siis noori kaasata. Meie enda teele sattusid üsna juhuslikult ühed noormehed mõnda aega tagasi ja nüüd otsustasime neid kaasata ühe oma ürituse nii-öelda promomiseks. Meil on aprillis tulemas töö- ja karjäärimess, kuhu me seekord ootame väga palju ka noori, loome neile sinna spetsiaalset sisu selle jaoks ja otsustasime, et laseme noortel endil noori kõnetada. Ja otsustage siis ise, kas see nüüd on õige otsus või oleks me pidanud ise täiskasvanutena seda sisu looma ja neid noori kõnetama või on need noored need, kes seda just parimal viisil tegid. Tere! Tere! Kas ma saan õigesti aru? Jaa, ma usun, te saate täiesti õigesti aru, et ma tulin küsima, et kas teie teate, mida ma oma eluga teha? Mida teie tahate teha? Jah, tulevikus või nii. Et ma olen siin mõelnud, et kas töötada aastakese või õppida aastakese. Teate, meil on tulemas töö- ja karjäärimess. Ma messile kindlasti ei taha tööle tulla. Ei, see on selline mess, kus sa saad teada 30 kooli kohta, vastuvõtu tingimuste kohta, erialade kohta ja seal on ka 1000 tööpakkumisi ja töötubasid. Ja võib-olla saad isegi oma CV korda. Kuhu ma tulema pean? Mitte kuskile. See on virtuaalselt. Mida see toimub? 11 kuni 14 aprill. Kas mu onupoeg võib ka osa võtta? Muidugi võib. Aga mu üks arhitektuurist huvitav sõber. Absoluutselt. Aga sõbra sõber? Tulgu vaid. Aga sõber kaitseväest? Ikka. Aga tüdruksõber? Endine tüdruksõber. Endise tüdruku uus poiss. Aga sõber Pärnust?
ei, Pärnust ei või. Muidugi või. täditütar 2. Tantsutüdrukud. mu tüdruk Saša, lasteaiakaaslane, õe sõbranna, vend, Rasmus Vendras, naabrimees, tuttav Prantsusmaal, jooksisõber, tahab kokaks saada, Paul Tabasalust ja Pauli vend ka, õde, aga Muki, tubli kohe, Olgu, ainult siis, kui peremees ka tuleb. tule karjäärimessile 11–14 aprill. Ehk siis üks näide sellest, kuidas noorte kaasamine, mulle tundus, et mõjus. Noored ise teevad väga ägedaid asju ja nende see maailmapilt võib-olla on veel vähem piiratud kui meil täiskasvanutena. Nad näevad asju laiemalt. Seega minu peamine sõnum on see, et kaasame noori nii palju kui võimalik, sest iga kaasamine on väga suure mõjuga. Ja ma arvan, et see loob neile endale elus väga palju võimalusi, uusi võimalusi, iga kaasamine. Ja mitte ainult ärme kaasa, vaid näitame ka neile neid võimalusi. Näitame seda tohutult laia maailma, kus sees nad saavad iseenda andekust, iseenda potentsiaali rakendada, leida ja rakendada. Ehk siis püüame olla need, kes leiavad nende sees üles need aarded, aitavad neid aardeid maailmale näidata ja siis läbi selle jõuda kas selliste tulemusteni ja selliste lavadeni või siis kuskile mujale, mis nendele parasjagu sobiv ja meeldiv on. Ehk siis eneseteadlik noor, kes on iseendast, iseenda võimetest, teadmistest, oskustest ja kogemustest teadlik, oskab nendest rääkida, oskab neid väljendada erineval viisil. See noor on karjääriteadlik noor ja ta oskab oma valikuid teha teadlikumalt ja paremini tulevikus ja meie võimalus on seda teed neile näidata neile, kui palju võimalusi ja andekust on iga noore enda sees. Läbi selle, et me aitame neil kaevata iseenda sisse, ehitada seda baasi või vundamenti eneseteadlikkuse näol ja näidata siis neile neid võimalusi maailmas. Aitäh teile ja ma soovin, et teie enda karjääris oleksite karjääriteadlikud, eneseteadlikud ja näitaksite seda tulukest ka kõikidele noortele, kes teie karjääriteele satub. Aitäh, Liis. Mul on üks küsimus sulle ka, enne kui sa ära lähed. Ma lihtsalt enne, kui mõtlesin kodus ja tekstide peale, siis mul tekkis küsimus. Kui Töötukassa töötaja vallandatakse, kas ta järgmisel hommikul läheb siis tagasi Töötukassasse sellist teise laua otsa? Suure tõenäosusega. Okei, me saame sellest pikemalt rääkida järgmine teisipäev, kui ma nõustamisse tulen. Ja aitäh sulle selle töö otsa eest ka. Suurepärane.